Mina räägiks sellest, mida on Jumal teinud minu isa juures. Ma siin talvel mingi hetk olen tunnistanud selles, kuidas isa kutsus mind ühel päeval maale külla, et ütles, et ta ei saa hakkama asjadega enam. Ja siis, kui ma seal olin, toimetasin majas, siis ta ütleb mulle, et ta ei saa viinakuradist lahti, et tule tee issa meie palve. Siis ma palvetasin meie isa palve, võtsin tal käest kinni ja siis ta ütles selle lõpus aitäh, aamen. Ja läks aeg edasi. Ja ma nüüd kõiki sündmusi järjekorda ei mäleta, aga igal juhul siin on olnud toeks Kuuna ja tema ema, aitäh. Ja isa on saanud hea kontakti, sai kuidagi Kuuna emaga ja rääkisid asjadest ja siis isa ühel päeval, kui ma seal olin, ütleb mulle, et tuleb siin üks päev Kuuna ja tema ema ja siis teeme asja ära. Ja siis ma ütlesin, mis asja me ära teeme ja siis et ta tahab pöörduda Jumala poole ja siis me tegime patuse palvetamaga 3, õigemini siis kokku 4. Ja peale palvet ta ütles, et selg läks nii soojaks, et ta nii hästi mõjus. Pool tundi hiljem ka veel korrutas seda, et see palve mõjus nii hästi. Aga milles on asi? Asi on selles, et mu isa on teinud valjus vaimseid praktikaid. Ta on sõbrustanud Vigala Sassiga, ta on sõbrustanud kunagi ka erinevate preestritega, tal on see kompott sees, millega ta on kokku puutunud. Ta on kunagi pöördunud universumi ja vaimolendite ja ka Jumala poole. Nii et see on kirev, mis tema sees on olnud vaimulikus mõttes. Ta on 15 aastat tagasi saanud kõnetatud Jumala poolt ja kogenud Jumala armastust. Aga see mingi asi on hoidnud tema elu nii tugevalt kinni, et nüüd ta sai uuesti kõnetuse. Ja nüüd ma viisin talle maale suure formaadilise piibli, samasugune nagu meil on siin kantslis. Ja siis ta võttis selle piibli lahti ja nägi, et suured tähed on, et väga hea, saab lugeda. Esimene reaktsioon oli see, et palju see maksis. Ma ütlesin 47 €. Siis ta ahetas selle peale, et raha on niigi vähe. Ma ütlesin, et aga ma tean selle raamatu hinda, et kui palju see tegelikult väärt on. Ja siis ma võtsin talle Johannes evangeeliumile, panin järjekorra vahele, et soovitaksin siit lugema hakata. Aga nüüd on vaja, et tema elust tuleks see tõe tundmine, patu tundmine, nälg ja janu Jumala ja tema õiguse järele. See ära tundmine, et see on elava Jumala sõna. Et Jumal kohtuks temaga, kui ta seda piiblit loeb. Et ta saaks selle isikliku suhte ja kontakti Jumalaga. Et ta saaks kogeda Jumala headust ja armastust, sest ta on ka kogenud ja ta on ka palvehetkedel välja öelnud selle, et ta annab kõik andeks, mis ta siin maailmas on teinud. Et temas on tulnud see ära tundmine, et ta on teinud midagi, mille eest ta vajab andeks andmist. Et ma loodan, et Jumal saab temast seda tööd edasi teha, et lõpuks saab Jumal ainult tõmmata teda endale lähemale, mitte inimesed.